tere siis kooliperet. Ilus klassiruum ja see esimene plaat, kus on see mõnusam loeng mesindussaadused läbi mesilaspere elutegevuse Prisma, mingipärast see aparaat ei taha seda avada. See on veel kõik ja inimesed hakkavad. Vaata Soomes mäletad, käisime, seal olid mökkid olid tehtud liimpuidust, aga seal oli ja olemegi Tšehhimaal. Seal suurt midagi teha ei ole oma elupäevad lõpetanud. Ma mäletan, midagi ette ei olnud. Kuidas sellega võtsime jah, et ringtasel on ka siis kuldteater ehk Viini rahvusteater, et kõnekeeles on ta siis tuntud, kõnekeeles on ta kuldteater. Nad ongi sõsarkolleeg Staatooper, rahvusooper, Kullovi loss. Seal on üks Tšehhimaa suuremaid veinikeetreid, mida kanname jälle koormasool ja mõtte koht, et kõik nagu tule ära vaadata just see, et tähendab öine tuul selles mõttes, et viimane. Oi, vasakul kõrvitsa põlda. On ikka kõrvits. Kõrvitsa. Jõulukuus ja selle all siis kingipakid ja siis natukene eemal seal hästi ja selle kanssa käib. Ja teil on erinevad sorte. Kõige vangem ja õige kohvi pakkumine on see, kui kohvi juurde tuuakse aastaid 8:30 hakkame sõitma, siis ei ole pikk maa sinna Rustaimeri soosikohani, et Viini märksõna on hobused ja tõllas kahjuga juurde hobustest. Imperial hotell, kõige kallim Viini hotell on see Imperial siin vasakut kätt. Me oleme Kriisuga siin ööpits on tõesti super luks, me ei pidanud ise selle eest maksma, sellepärast et meie sugune inimene ei jõua seda kinni maksta, aga lihtsalt elu toob vahest õnnelikke hetki.
Ma tegelikult olen näinud, Barcelonas pidi kõik olema Wir sollten wissen, wie dieses System abläuft. Es sollte uns eigentlich schon interessieren, wie diese Tiere gehalten werden, wie diese Tiere. Mina ei tea, kes on klaverimängija? Liiga, sa teeksid pildi, kui ma sinna ronin. Kuhu sa ronid sinna? Jah, tegi ta segalt 500 meetri pealt oli piir. Hoiatus on jah, et me lähedame. Milline on siis Sloveenia lipp, et hallipassimehi ega pagulasi ega midagi muud, siis huvitus neid ainult niimoodi proforma, et kuhu me läheme ja kas me ikka tagasi ka tuleme ja Horvaatias tõeliselt. Mitu päeva me siin oleme siis? Pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede hommikul siis stardime tagasi. Esimeses peatuses. Mehed kindlasti ei anna, aga naise pead anda. Nii inimestel ka. Hästi kirka ja putta veega rannad. Matkasõpru ootavad. Vapusteed olid olulised, et need valisesid siis seda sõldi siis aeg, et nad põhjutasid rõõm.
zobaczcie. Jest Jowisz tak. Tak się mocno świeci, a nie będzie na ei ole praegu, ei saja. Mis?
sa mõtled seda nüüd sööma hakata, ta ju keeb. Pisipostid on ka voodi all ja kõik ja niimoodi, et nad on selline väike muuseumiruum, aga 6 kaupasja korraga ei mahu rohkem. Vaadake ära, saate pilte teha. Aga kuidas need üldse saab? Uskumatu. Kas on vett? On täiesti. Seina ääres täitsa siis üks suurem äll. Siin magasin siis. Nii kaua kui välja ei keeranud. Kui see on täitsa korralik ju. Kookunisse pane. Ei nii kaua kui imik oli, vaata kui meie lapsedki veel seoti pulka. midagi, jah? No jah, ja vanasti seoti, jah, lapsed. Ega nad ei pidanudki siis siin seina peal olema, nad võisid. Vaata, nendel on ju ka see. Plant release its ingredients into this one and we have so this. Et jah, et see on nagu grapapõhine ja siis sinna on lisatud seda St. John Worthi nii-öelda lilli ja siis 30 päeva hoitakse neid seal sees ja siis need taimed seal sees hakkavad välja andma seda õiget maitset. Et siis tulebki see. Jah, see on siis Vahemere ühest puuviljast tehtud jook. Et see on jah selline nagu oa sarnane nagu puuvili, mis kasvab puu otsas. Ja siis sellest on tehtud see jook. Liköör? Ja siis see on kirsiliköör, viigimarja. Yes. Okay. Et viigimarja liköör, siis viigimarja grappa. Ja see on kreeka pähkli and what is it, liquor or? Kreeka pähkli liköör siis. So, here we have Ta võttis meiega koos pitsa. Elagu, 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 elagu. Elagu, 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 From us, for you, and I will just show you what you have here. Yes. Let's start with traditional Estonian chocolate. So this is different kinds of chocolate, so you can have a taste. Then these are handmade truffles. I made them myself. Oh! Yes, it took me 8 months. So this is there are different honeys, different locations from Estonia, so it's different tastes. So Estonian liquor.
Okay. Yes. Tema jaoks oleme jah esimene grupp, aga terve selle koha jaoks me oleme sest nemad on harjunud alati, et kui inimesed tulevad, et siis nemad pakuvad asju ja annavad ja nii ja naa. Aga et meie oleme esimene grupp, kes tuli ja tõi midagi kingituseks, et kunagi ei ole keegi midagi toonud. Jah, et tegelikult horvaatlased palju ei teagi Eestist, et kõik teavad, et see on endine Nõukogude Liidu nii-öelda osa ja et aga niimoodi tegelikult see, kuidas me välja näeme ja kuidas me oleme, et me ei ole üldse nagu slaavi poolt, et me oleme sellised, nii-öelda ma ei hakka, kuna me oleme sellisel ajastul, kus ühtegi sellist sõna ei tohi välja öelda, siis ma ei hakanud ütlema, et me oleme nii-öelda valged või mis iganes. Ja inimeste poolt, kes põgenesid siis nende Türgi Ottomani vägede eest. Ja siis, kui nad siia tulid, ei olnud neil erilist loomakarja, et põhiliselt oli ainult lambad ja kitsed ja elasid nii-öelda põllumajandussaadustest ja põhimõtteliselt kõige tähtsam oli neil siis nii-öelda viinamarjad ja vadustamist ning vaine ja oliivides. Ta varem nagu vastu võtta ei saanud. Verema ei tee. Siis andke märku, kui keegi tahab veel. Kui oskan tugeva. Jah, sest tal ei ole vahet. Tore. Loed nii. Sina oled Juhan ja mina olen Jaan. Kõik väravapostid ma pikali jaan. Lõbus õlle pruulija. Hõissa ja hõissa juua saab, siis juua saab. Mind õllu alati koosutab ja kõikide terviseks ma. Ja nimi on ka täpselt sama. Lihtsalt võib-olla prinditud teist väärtusega. Ütlen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Läksa mängima, läksa lauluga, läksa ka metsa mängima. Läks aga laande lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Ma mängin mättal mäe peal ja õhtul hilja õues. Kui see kanne, see õhtul mõnub õues. I tuče do nas ne vere I kiše, I svaki dan smo zgrbljeni sve više, Ipak više od sveg I od svih lipota cijelega života. Mi volimo more. And going to the sea, some fish. Nii, et siis oligi, et oliivid pandi siia suurde puuämbrisse ja siis siin ees oli eesel, kes seda kaadervärki siis ringi vedas ja siis seal mõlemas nurgas oli neile toit pandud, sest eesel on nagu selline väga isepäine loom, kes ei tee asju, mis talle öeldakse, et siis see söök motiveeris teda nagu ringi käima siis. Seal oli porgand. Külmpress. Ja see õli, mis selle tulemusena siis valmib, on siis see extra virgin olive oil. See hästi, see... So the rest was, second please. Jah, et kogu see oliiviõli ei olnud võimalik nagu selle tagumise ämbriga siin kõike nagu õli välja pressida ja siis see, mis nii-öelda järgi jäi, siis need oliivid pandi sinna need kottide sisse, nagu see üks on seal maas, seal oli 3-4 kotti ja need kotid pandi siis sinna tünni ja siis pressitakse sellega veel see viimanegi välja siis. Tämmöinen originaalna haali. Võib igale kaita.
Siin või? Kas video kuulab? On see kilogramm? Tea, mis ta on. Nad ei oska ju mingisugust. Okei, kupsa. Olete. Ma ei jõua ära minna. Paned sinna üle.
And but again I must transport you up. Kannatame selle natukene ära siin seda we will first make the presentation. Et meie oleme vargad, et me võtame tarust mett, et me tegelikult ise ei tooda ju midagi. Me oleme orjapidajad. Our bees produce, then we steal. Ja, et mesilased toodavad ja meie lihtsalt võtame neilt ära. Tema ise tegelikult on pärit Splitist, aga tema pere, tema vanaisa ostis selle maa siin, siis ta nagu elab siin. Ja ta vanaisa ostiski selle maa just selle rosmariini pärast ja see mesi on rosmariiniga, et see on nende nagu... We use Carnica. Carnica, it's perfect bees. Et talle meeldivad Carnica, et tema... Jah, ongi, et september, oktoober ja novembri algus rosmariin siin õitseb, et nemad saavad veel teha korjat nii-öelda... Ja see on nende nii-öelda hooaja teine pool, sest nende esimene pool on veebruaris algab. Nende esimene saadus tuleb juba veebruaris. Jah, neil on 8 kuud, et veebruaris kuni maini, siis juuli ja august on täiesti 0, sest lihtsalt ei ole mitte midagi ja siis septembrist jälle tuleb september, oktoober ja november, et 8 kuud on siin. Ta ei võta kõike välja, et ta jätab teatud koguse, et mesilased saaksid selle ajal selle 2 kuud ära. Juulis ja augustis mesilase ema ei tooda järglasi. Jah, ei saa et siis... And they don't need a lot of food. Jah, et tänu sellele nad ei taha palju süüa. And this is a time when I kill varroa. Ja siis see on aeg, millal ta siis... This is a time, July and August, when I kill 90% varroa. Millega? 90% ja siis selle ajal nii-öelda tapab ära. Aga what do you use for killing? Everything I use. Kõike kasutab. Jah, et ta kasutab siis nagu mees, nagu mesilast, meessugu mesilaste neid, sest see on hoopis teissugune kui mesilaste omast. And varroa... Selle pahale asjale varroale meeldib panna oma need just sinna meeste... Need pidid olema lollid lesed, targad panevad töölis. Aga mis ta teeb sellega? Kuidas ta ravib selle uks? Every year. Et peaaegu iga aasta peab seda metoodikat nagu ja ravimeid muutma, et sa pead... Ei. Meil on aasta 10 juba teinud. Oblikappega. Every year. Yeah, for 10 of years, the same method. And it works ja toimib. Toimib. And it works. Ja protsenti Horvaatia mesinikes kasutab ka seda sama 10 raami. Ja et see ongi, et kui nad müüvad oma raame, et siis kui on universaalne, et siis on lihtne müüa, et kõikidel on samad mõõtmed või tarud, et siis ei ole probleemi, et ei sobi või mis iganes. 4 or 5 frame with the bees, you know, and the size be the universal. Nii-öelda, kui on temal talv, siis kõik mesilased on ühel tasandil. Märtsis alles paneb järgmise tasandi. Ema mesilane katab 8 raami ära oma haudmega ja et siis ta peab nagu juurde lisama. Ja ongi, jah. Ema lahutusvõra. Ema lahutusvõra. Kus on tal juba 4 raami ja siis ta saab 20 kilo. 4 korpust. 4 korpust. Ja 4 korpust. 40 raami siis ütleme. Ja 20 kilo. My father make this. Et tema isa tegi selle süsteemi, et 4,7 diameeter. Tema, et ei ole, et see augu diameeter ei ole 4,5, ei ole ka 5, sest on liiga kitsas või liiga suur, et täpselt 4,7 on see ideaalne. Ja ta iga paari aasta tagant vahetab selle välja, sest toimub ikkagi hõõruvad ja et augud lähevad suuremaks. Kus ta varastab ainult kuskil 2 tunni õietolmu, mitte terve päeva õietolmu. Tema varastab ainult 2 tundi päevas, on sellepärast, et see lilleõis avaneb kell 8 hommikul ja sulgub kell 12 päeval. Et sellepärast ta 26-27 kraadi ja 12 ühepaiku läheb õis kinni. Ja et 8-10 on siis õietolmukorje ja siis ülejäänud aja, siis ta võtab selle eest ära ja siis toimub nii-öelda tava lennab selle sahtlikese, selle õietolmuga ja paneb sügavkülma. Näoga. Jaa, ongi sügavkülma. That's why it looks so fresh, because you don't dry. Seda saab hoida toatemperatuuril ja nii-öelda müüa ka nendes biomarket või marketides, aga värsket ei saa. Ainuke viis, kuidas tema oma õietolmu on siis, kui ta on meega segatud.
jah, aga see toodang ei ela nii-öelda igavesti. Kõik ju teavad, et noh, mesi ikkagi on nii-öelda igavene, et ta ei lähe halvaks. Ja õietolm, mis on sügavkülmas, maksimum 1 aasta on see säilibis. Fooliumi sees ja väiksed konteinerid sellised ja Penitsiiliini kudelid oli vanasti. Ja fooliumiga kaetud, sest see piim ei kannata valgust üldse. Külmkapis, sügavkülmas. Ja sügavkülmas. Ta piim aga mee sisse segas, aga siis ta paar aastat tagasi luges internetist, et tegelikult tuleb seda otse võtta sügavkülmast ja süüa otse, et ei ole mingit meega segamist. And they said this directly from freezer. Then put in the freezer again. Jah, ongi, et võtad sealt konteinerist ja siis paned keele alla ja paned sügavkülma taga, aga ta ütles, et see ei ole nii-öelda, et ta ütles, et tema luges ja ta samamoodi ise toimib hetkel, aga see ei ole nagu nii-öelda kindel, et see on nüüd kõige parem või noh. Joodab kupud kinni ja paneb nii, jah. But I don't wait old queen, of course. I remove larva after 3 days and I... Horvaatias on tema professionaalne elukutseline mesinik, et mida see siis tähendab. Elatub siis mesilastest, et tal ei ole mitte mingit muud töökohta ega sissetulekuallikat. Ennem ta viis transportis oma mesilasi üle Horvaatia. Aastat on tal siis 100 taru. Why? Et miks te teda ei näe? See 100% propolis. 100%. Kuidas ta kätte saab seal? How do you collect it from there? Which way? Falling down. Jah, kraabib maha. Ta ei pane katust kohe otse raami peale. Ja poole sentimeetrised puu nii-öelda laastud paneb ta sinna raami peale ja siis paneb alles katuse. Seda vaikuja käivad puuküljest nagu korjamas, aga mitte praegu. Ja siis novembris lõpetab ära ja märtsis kusagil alustab jälle, sest talvekuudel siis ta võtab need listud välja, et siis peab katus olema peal. Nii-öelda vastu. Mitu kilo te jätate siis? 20. Meie võtame mee välja, me saame 60 kuni 100 kilo pere kohta, keskmiselt 100 kilone mees on meil siin. Me võtame selle kõik välja nii palju kui saab ja söödame sisse suhkrulahu. 2 kilo raami kohta, 10 raami sees. Winter. Here. Jah, siin on rosmariin on parim taim talve jaoks. Ja 5-6 kilo mett jätab ta siis sisse ja sellest piisab, et talv üle elada. Aga meil on see... Mesinikud toidavad siirupiga oma... Ja, et ei ole kõik ei jäta sisse mett, et toidetakse siin ka. Next few days järgmise paari päeva jooksul, et kuskil paari päeva jooksul tulevad nüüd mesinikud oma tarudega rannikualadelt ja toovad oma tarud siia ja jätavad siia. Talvituma. They transport here? 9 kuuks jätavad siia. Transpordivad siia ja kuuks ajaks jätavad. Et tulevad ikka korjama. Ja ikka korjale, et sellega siis... And after 30 days they go back to the coast. Ja 30 päeva pärast lähevad siis rannikualadele tagasi. Aga talve ajal ei ole hea, kui mesilased siia jäävad. Detsember, jaanuar, aga talv on +10 või rohkem nii-öelda. Ja mõnikord võib isegi +15 olla päiksekäe. On nii-öelda see lennutemperatuur, et kui on sellest madalam, siis tegibki šokk, et nagu päiksekäes vaata, talvel on +15 tulevad välja ja siis järsku läheb temperatuur alla. Tegelikult see Šolta saarel põhimõtteliselt kogu aeg midagi õitseb kuskil. Et sellepärast ongi parem, et talvekuudeks viia tarud piirkonda, kus on nii-öelda temperatuur on madalam ja kus ei teki seda efekti, et võlts nagu hakkab peale. Jah, et kõik need mesinikud, kes tõid oma tarud siia 30 päevaks, kõik lähevad minema, mitte keegi ei jää, ainult tema on siin, sest tema elab siin. Jah, ta oli 7 aastat tagasi, siis ta transportis, et nüüd viimase 7 aastat tal on liikumatult ühe koha peal. Need viimase generatsiooni mesilased, kes oktoobris on, nemad ootavad siis kuni veebruarini, kuni uued tulevad peale ja siis nemad surevad ära. See on tavaline. Räägi ka. This is from August. Who? Sinu. Can I take you? How you say thank you? Aitäh. Aitäh. So
this is honey with ginger. Kuidas sa paned taruvaiku mee sisse? See on ära purustatud ja siis It's crushed and then put inside. Yeah, you sometimes make something. So this is chocolate truffles, handmade from start to finish. The wife can have the big box. This is also the Tallinn, it's the main. Yes, the capital. Yes. Ja siis on meie rahvuslik jokk. And then the last but not least, our traditional drink from Estonia. Sest tal on nii hea meel, et nii tore grupp käis, et ütleb, et ta ei taha autoga viia, et kõik lähevad tal seljas alla. Ja siis ta organiseerib selle auto, kes 8 viiakse siis alla restorani, kus me saame kõik süüa. Ja widzisz mi się tak, bo ja już dużo otworem było. Ma ei tea, Vaha ja oliiviõli Vaata kui jube ja ongi sulanud ka veel. Tal on siin põõsaste vahel, siis nad lendavad sisse. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Valdeko. Õnne soovime sul. Aitäh! Ja rahulik jalutuskäik meil tuleb. Horvaatias ja eelmine aasta oli külastajaid üle 1 miljoni. Tänane meie tuur, meie näeme siis sellist väiksemat osa. Me oleme praegu siin, kõigepealt lähme veeveski juurde, kus me siis näeme, kuidas vanasti toodeti jahu, et see oli hästi raske protsess, et siin me saame seda ise üks on mis on jäetud vaatamiseks. Ja siis me teemegi terve selle ilusa ringkäigu siin ära, see on 2 kilomeetrit, tuleme siia samasse tagasi ja siis lähme juba paadi peale, et teha see laevatuur. nii rahulik ees, olema. Siin nii-öelda veskil ja naised
nii nagu ikka, pesid pesu ja nüüd me näeme seda algset pesupesemisvarianti, kuidas siis naised seda pesu siin pesid. Siin pesti siis riideid, praegu veetase on hästi madal nagu, aga varasemalt oli niimoodi, et suure hooga ja joaga see vesi tuli, et siin tegelikult oli pööris, kus oli siis hea nagu riideid pesta. Et jah, sinna puuaamrite alla, sinna siis pandi kõik riided ja pressiti nii-öelda käsitsi ja siis kõik see vesi tuli sealt riiete seest välja, et see oli väga raske töö, et seda välja pressida, aga niimoodi nii-öelda oli siis see vana riiete kuivatussüsteem. Ära. Ja see kose kõrgus on 47 meetrit, et kui me sinna jõuame, siis me kõik seda nii-öelda ilusat asja näeme. Ja siin looduspargis on ka madusid, et kokku on 8 erinevat maoliiki, nendest üks on karassis. Kõige suurem loom, mis siin elab, on metssiga ja metssiaga on neil probleeme, kuna nad pidevalt nii-öelda paarituvad, et kogu aeg tuleb metssigu juurde ja see on tegelikult selle pargile väga suur probleem. Näiteks karusid siin pargis ei ole, seepärast et siin on liiga soe. Siin on ka ilveseid ja hästi palju nahkhiiri. Pargis on väga palju metsiku viigimarja puid, aga palun ärge neid marju sööge, seepärast et kui te neid sööte, siis nagu Giid ütles, teie parim sõber täna õhtul on WC. Nahkhiirtest nii palju, et siin on ka 8 erinevat liiki nahkhiiri, mis on väga-väga tähtsad just sellel põhjusel, et nad hävitavad moskiitosid, sääski, kärbseid, mida iganes. Ja see on väga oluline, kuna see aitab peatada malaaria levikut. Ja siin on ka saarmaid. Ja saarmas on väga tähtis indikaator, kuna vesi, kus saarmas elab, on puhas vesi. See elektrijaam, mida me siin näeme, on Euroopa kõige esimene elektrijaam, mis avati aastal 1895, 28. august ja kell 8 õhtul, kui elekter sisse pandi, siis Šibeeniku linnast läks keskväljakul siis lamp põlema ja siis sai samal päeval nagu avamispäeval oli tervel linnal siis nii-öelda elekter ja Euroopas on ta siis esimene. Ja see elektrijaam avati 2 päeva peale Niagara kose elektrijaama avamist. No mõtlesin,
Siin mine teise paati pärast. Siin ei ole nii. Aga seal on parem. Juba näed, kui midagi. Alustan rääkimist, et see saar on alguses, nii-öelda aegade algusest, oli ta ainult kaetud selle valge kiviga. Kõigepealt tulid Augustiiniuse mungad ja siis Franziskaani mungad tulid siia 14. sajandil ja nad hakkasid siia seda kirikut ehitama ja terve see saar, kõik see pinnas, mida te siin näete, on toodud, et see koht muuta elamiskõlblikuks. Ennem ei olnud siin saarel absoluutselt mitte midagi, ainult see valge kivi, sellepärast ongi nagu valge kivisaar, et kõik, mida me siin praegu näeme, puud ja muld ja kõik absoluutselt on toodud siia, et teha see saar elamiskõlblikuks. Vastus ongi see, et see vesi, mis meil siin ümbritseb, see ei ole hea ei joomiseks, ei riiete pesemiseks, et siis nad hoopis kogusidki vihmavett, et oleks nii-öelda puhas vesi, millega siis saaks nagu elada. Nad peavad siin saarel veetma 1 aasta ja selle 1 aasta jooksul isolatsioonis nad peavad siin olema ja nad ei tohi välismaailmaga suhelda. Nad ainult palvetavad ja selle 1 aasta jooksul siis nad saavad endale selgeks tehtud, kas nad ikkagi võtavad endale selle elutee, et siis jäävadki preestriks või nad võivad ka ümber mõelda ja minna kuskile nii-öelda mujale. Kahe altariga kirik. Vaidli kirikuga 2 altarit. See rahvas käib. Siin on üks ilus lind. Jah, mul õõru käe vahele täitsa õõru.
harjunud, et kui on peatused, siis tuleks nagu ära käia. Muidu on üle jama. See on puhkeharjumus ei ole. Well, welcome to Stella Karatika one more time. My name is Ivana. I will be your host for today. Nii et tere tulemast siis siia ettevõttesse. Tegelikult see firma sai alguse tegelikult isegi varem, sest nende kõige noorem tütar, temal oli hobi, et koguda erinevaid retsepte ja siis nendega juba korjavad kõik oma puuviljad ja vürtsid ja need tuuakse siia ja siin siis toimub see valmistamine. But mostly everything here is done by vasakul pool, seal on näha, see on nende pakkimisruum, et kõik tooted pakitakse eraldi käsitsi nii-öelda pakkepakenditesse. Ja siis teisel pool on köök, kus valmistatakse neid magusaid tooteid. Nad valmistavad 400 aasta vanust retsepti ja selle nii-öelda magusa toote jaoks kasutatakse ainult 2 koostisosa. On apelsinikoor ja suhkrus. Nii, et siis kõik apelsinid nad koorivad käsitsi ära, siis apelsinikoore lõikavad noaga väikesteks liistudeks ja siis kõik need liistud pannakse vette ja nad peavad vees olema 7 päeva, aga iga päev vahetatakse vett ja selle veevahetus toimub sellepärast, et eemaldada seda kibedat maitset ja siis võetakse need sealt välja ja jäetakse 7 päevaks kuivama. Nii-öelda apelsini sisu, see viljaliha, seda kasutatakse siis kas marmelaadide jaoks, šokolaadide jaoks, et absoluutselt mitte midagi ei lähe kaduma. Või apelsinimahla jaoks, et kõik asjad kasutatakse ära. Ja nad on selle koogi üle sellepärast ka väga uhked, kuna eelmine aasta Londonis nii-öelda maitsmiste auhindade jagamisel, nemad said ka auhinna ja see on nende jaoks väga suur saavutus, kuna nad on väike firma, lõikavad kuivatatud viigimarjad katki, panevad nad veskisse koos pähklite ja mandlitega ja siis kõik omavahel segatakse kokku. Kogu sellest massist tehakse väiksed pallikesed pannakse siis selle spetsiaalse pressi alla, et teha ümmarguse kujuga nad, kõik ümmargused need on ühesuurused ja siis pärast toimub pakendamine. Ja nendes kookides ei ole absoluutselt ei piima, muna, suhkurt, ühesõnaga mitte midagi, kuna nende kuivatatud viigimarjades on see naturaalne suhkrusisaldus on juba piisav, et ei ole vaja lisada nii-öelda ekstra midagi juurde. See küla, pisikene küla, kus me praegu seisame, on 150 aastat vana ja tema oma kolleegidega on seda nüüd natukene uuendanud siin viimasel ajal, nagu ka näha, et sellised elamistingimused olid siis 100 aastat tagasi. Siin asus kamin, mis oli siis ainukene koht, kus sai sooja terves külas. Ja siis, et selles soojas ruumis magasid siis naised ja lapsed ja ka vanemad nii-öelda mehed ja naised, aga seal on nii-öelda mehed, et see on nagu meeste koobas, kutsuti seda ja sinna naised ei tohtinud kusjuures minna. Okay. Ja vanemad inimesed ja lapsed olid seal, et ülejääd ikka... Ja, et ei ikka tundub, et ikka rahvas järelkasv oli, et kuskil ikka midagi tehti ja... Koolipriit siin ei ole. Kündis ära üks... Lõpetage ära. See on suru, päevasuru. Arutame 3 sentimeetri. Vabandust, mida mina siin pildiga, kes ma ütlen? Küsi palgust. See pole oluline. Siis saab ikka rõdule. Can you imagine that she used to? Yes. Yes. Absolutely. Panna.
tiigimarjad, siis peab kasvama panna. So accept traditional sweets down in Stella Croatica. Lisaks siis toidu ja oliivifirmale on ka tütarfirma, mis tegeleb siis kosmeetikaga, et see seebid, mida pärast näeme ka nende poes, on nende põhikoostisosaks on oliiviõli, mis oliiviõli on lisaks, ta on hea sinu tervisele ja seedesüsteemile, aga ta on ka hea sinu nagu nahale väljaspidiseks kasutada. Nad kasutavad sellist koostisainet nagu Immortelle, et kas keegi on, et see on rahvusvaheline nimi, et seda ei saagi nagu tõlkida, et kasutavad seda oma seepides, et see on väga oluline osa, aga Immortelle, et This is Immortelle. See on Immortelle. Ja no Immortal on inglise keeles surematu, et siis taime nimi on Immortelle, et tema nagu ei sure. 1 liitri see õli jaoks läheb 1000 kilo või 1 tonn seda taimet. Ja 1 liiter seda toodangut maksab siis 2000 eurot. Siin nende aias kasvab see ka, aga siis Korsikal leiab ja ka Kreekas. Sellel on vananemisvastane toime sellel taimel ja sellepärast nad kasutavadki seda just käte ja näokreemides. Et tema kasutab seda kreemi oma näol ja ta tahab teada, kas te arvate ära, kui vana ta on. I'm 45, but thank you. Ta on 45 aastane ja ta kasutab seda näokreemi, mida me ka poes näeme. You see how young I am? No. Tema ema kasutab selle taimepõhiseid kreeme kauem kui tema ja ta muide näeb temast noorem välja. Jah, ja hiljem me saame proovida, mis on 100% lavendriõli. Et vanasti kasutasid naised lavendriõli parfüümina, aga praegu seda saab ka kasutada, et paned meelekohtadele, et see võtab peavalu ära või siis paned kuskile strateegilistesse kohtadesse kuskil nahale, et moskiitos hoiab ka see eemale sääski, sest neile ei meeldi see lavendrilõhn. Teeme väikse alutuskäigu aias, kus on neil üle 500 erineva taime, mis seda noorust annab. Jah, et hooaeg on nendele kollastele, mida meie nägime seal kimbus, et nad korjasid juba ära, aga taim ise, kus nad võtsid, on siis see hall. 50 years ago it almost this. Näiteks see osa, kus me praegu oleme, need on mürgised taimed. Siis palun mitte... Vana ta oli? 53. Is it good? Inside you have around 30% of the alcohol. Kuskil 30% see oliivipuu, mis on 1500 aastat vana umbkaudu. Et nii nagu vanasti, nii ka tänapäeval nad korjavad oliive käsitsi ühekaupa. Siin piirkonnas, nagu me näemegi seda maastikku, et ei ole võimalik tuua suuri masinaid ja transporti, et sellepärast peabki käsitsi kõiki tegema. See on nii-öelda vana viis, kuidas, mis tehnikat nagu kasutati, et nüüd kasutatakse modernsemat varianti. Ja siis nad korjavad selle nagu peso, selle möksi, nad korjavad ära ja panevad selle siia koti sisse. Ja siis perekonna kõige tugevam mees paneb, ei töötas tugevam, et tuleb paneb need jalatsid jalga ja hakkab siis omakorda seda kotti nagu siis seal peal talluma, et see on väga raske töö. Ja naised võtsid väikse potiga sooja vett ja lihtsalt kallasid seda vett nii-öelda sinna koti peale samal ajal, kui see mees pressis oma jalgadega seda pestot, mis seal koti sees on. Soe vesi aitab õlil siis nii-öelda potist välja tulla. Ja see pott on siis tegelikult selle puust nii-öelda asja sees. Õli jääb pinnale, et siis oligi lihtne nii-öelda õli sealt eraldada. Ja siin on siis pasta, mis on tehtud rohelistest juurviljadest, sibulast ja mis veel oli? Parmesanijuust, jah. So you have plates here. Yeah.
This is the youth elixir. Kas see on see nooruse söö? And you also have as a pool. And you can also try these. These are sweets. Me istusime siis seal väljas, oli sidruni ilusad kollased. Jaa, aga see on ikka laim tõenäoliselt. Ja meil on loomid Ante täid ei teinud seda, ma ei olnud meeles. Ilus katsepruudisõrg, see vist ei ole pruudisõrg. See ei ole, sellel ei ole see süda. Kas mingi Siberi, ma ei tea, mis asi. See on päevasuru, ta on 3 senti pikk, ta on haruldane troopikaliblikas. Minutis teeb ta 90 tiivalööki, see tähendab, et ta seisab paigal. Ta on 3 sendine, ta on nihuti jurakas, meil oli Eestis eelmine aasta. On jah. Teile tellida info saatsin, siis saite
Okay, we are talking. Yeah, also. Mesinikud ettepoole. nii, me jõudsime siis juba piirialale. mis on palju odavam kui tavaliselt meil Tallinnas Stockmannis müüakse. Tagapool on kaldtee.
Salve ja Roosmarin siin esimesed pingid tüdrukud teavad täpselt. No meil on nüüd pikk tee on veel Loksani sõita tegelikult. Tegelikult Varssavi ongi linn, mis on nii, mitte ainult Poolamaal, vaid kogu Kesk- ja Ida-Euroopa suurim majanduskeskus. Ja temal on siis lihtsalt tekst niimoodi, et koolitas mesindusalasel õppele esineosaleja koolitusel mesindussaadused läbi mesilaspere elutegevuse prisma ja osales siis piirkondliku pereettevõtluste külastamisel Dalmaatias. Aitäh, see on kõik tänu teile, et oli kuulajaid. Me hakkasid nimekirja järgi panema, ajasin juba kõik segame, mis nad olid teinud. Ja piir on ületatud. Ja siin on nüüd üks ilus kott, kus siis on kõik meie südamed peal. Need on siis Mariannega edasi ka ja selle saab kenasti peale panna, kui väsimus peale tuleb. Ja